Jüge, teie ei näe, mina ka ei näe. Jube pime on. Uus päev, uus koht. Seekord valisime telkimisplatsi. Jah. Aga see on kõigi mugavustega telkimisplats siiski. On elekter, naabrid. Poolas natukene keeruline selle metsas telkimisega, et Poola ei ole ka päris ikkagi nagu Eesti ja Põhjamaad ja Läti, Leedu. Ma ei tea, me käisime, otsisime metsas, me leidsime koha, et sa saad telkida, aga me ei suutnud nagu leida üles neid normaalselt mingeid kohti, kus kohas nagu seda rakendada. Et võib-olla ikkagi mõistlikum ongi ikkagi otsida neid kõige odavamaid makstud telkimiskohti ja saab täitsa mõnusalt ühte asja ära. Täpselt nii. Te olete nagu nii rahul ju. Tatramäed. Me ei ole nendest päris veel ära saanud. Tatramägedest. On ju? Me oleme lõksus. Me oleme lõksus, jah. Ja me oleme nii lõksus, et ega me ei tea, kuhu me edasi läheme ka. Iga päev on uus päev ja uus koht peaaegu. Uus koht ja me isegi ei tea, kuhu poole me enam riikidest liikuda tahame. Meil pole õrna aimugi, võib-olla Saksamaa, võib-olla Hispaania, võib-olla Portugal, võib-olla Rumeenia, võib-olla Türgi. Võib-olla teine koht Poolas. Võib-olla Ukraina. Mingi aeg võib-olla veel Poolas. Ja. Eks me näeme. Aga tuju on jah. Selles suhtes ei ole üldse, see ei ole nagu halvasti öeldud asi. Et lihtsalt ongi mõnus. Nii me hakkama saame. Jah, nii me mäkerdame. Kui tahate sükest rohkem hippilikku, palju rattaga liiklemist ja sükseid huvitavaid kohvikuid asju, siis ümber selle järve on päris kõvasti. Ja ümber terve järve tundub, et läheb päris süke asjalik rattateega, et omapärane ja äge, täiesti teistmoodi, võib-olla midagi sellist, mida varem ei olegi näinud. Ei ole. Täiega olen tahtnud jalutada, saaga muidu lähme paksuks ära siin. Tänane päev on väike seikluspäev. Tulime siia Kubalovka mäele Lõuna-Poolas ja nüüd vaikselt seikleme üles. Päike paistab, mida muud elult tahta. Siin tipus käib hoopis mingi Simman ja Laadna. Ja see tippu tulla uskumatult raske. Ma ei oodan, higi lahvab, hingeldan, aga täiega hea tunne. Muidugi. Matk oli väga äge, ma olen päevaga täiega rahul. Mõnus on, endal on tuju on hea, tundub, et koerane on rahul, meie mõlemad oleme rahul. Ja ilmaga ka vedas täna kõvasti. Homme hakkame vaikselt Rumeeniasse ajama. Aitab küll sellest Poolast tiirutamisest nädal aega juba peaaegu siin kandis. Ja seal lootavad uued seiklused. Siiamaani ei tea, mis me seal teeme, aga ja elame samm-sammud. See on 3. erinev koht, kus me Slovakkia piiri oleme ületanud. Vist oleme käinud natuke.
meil on Rumeeniasse sõita 6 tundi. Peaks olema kohal praegu otse kogu aeg sõita 4:30, aga kindlasti me teeme mingi söögipeatuse ja tankima peab ka ja nii et tõenäoliselt natuke hiljem, aga äge. Äkki saame nüüd sooja ilma ka, et täna on jälle siin Slovakkia Poola piiri peal, ilm on juba külm ja kuidagi siuke nutume. Praegu on seis selline täpselt. Piiripunkt liiga kaugel ei ole, aga no ma ei tea, kaua see läheb, me just jõudsime siia. Mida nad täpselt kontrollivad, eks me näeme. Ainult 40 minutit läks piiril, aga see me tehtud. Nüüd olemegi Rumeenias. 31 kiltsa sõita ja siis oleme majutuses. Ju ära oodata, puhata vits. Pikk tööpäev selle taga. Üle 7 tundi. Ja, sõitu. Teed? Vaatan, kuidas koerad oma hädasi teevad ja naudin ilma. Õudselt palavan jälle. Me tulime ju lõuna osariikidesse siin Euroopas. Kuidas teed siia olid? Täissuuga pole ilus rääkida, aga väga sinka-vonka, mäest üles, mäest alla ja kitsad. Väga ilusate vaadetega selles suhtes igati väärt sõitu. Ja kui kõrgel linn on? Selge? Jah. Ei mäleta. 2500. 50, 52. Ma ei tea. 700 meetrit. Liitmistee, 700 meetrit.